Tere, kallid vaatajad! Käes ongi see saatuslik päev, kui me saame teada, kes on Eesti esimene uduseltnägija. Alustuseks tahan ma ka tänada hoopis teid, kallid televaatajad, kes te olete olnud meie saate tulihingelised jälgijad. Olen kindel, et teil kõigil on juba kujunenud välja osaline, kelle poolt te kõige rohkem olete. Elu on juba selline, et kõik ei saa võita, aga üks siiski saab. Kui te püsite meiega, siis olete ka osaks Eesti esimese uduseltnägija välja selgitamises. Aga mis siin enam? Alustame siis oma viimase osaga sellest saatest. Tänane saade algab kõigepealt tagasiviskega meie finalistide kõige helgematele hetkedele terve hooaja jooksul. Peale seda alustame meie viimase tuleprooviga, mis selgitab välja Eesti esimese uduseltnägija. Mirko tuli meie saatesse täis elujõudu. Nagu teisedki on ta näidanud end nii headest kui ka halvematest külgedest. Siiski on tal olnud mõne teisega võrreldes vähem põrumisi, tänu millele jõudis ta ka meie saate finaali. Jaanus ja tema mesilased. Nagu ütleb ka vanasõna, põllu nägu näitab põllumehe tegu, siis saame kindlalt väita, et Jaanus on väga hea maamees. Tema mesilased on talle alati olnud truud ja aitavad igas küsimuses. Ivani kirjeldamiseks napib sõnu. Ta on meie kõige vaiksem hing. Samas on ta tõeliselt võimekas ja suudab näha asju, mis teistele märkamatuks võivad jääda. Tuleb tõdeda, et meie finalistide tase on tugev. Võistlus auhinna nimel on kindlasti väga tihe. Seetõttu tuleb neil teha nüüd finaalis midagi mõeldamatut ja võimatut, kui selleks puuduvad vastavad võimed. Meie finalistidel tuleb 30 minuti jooksul leida kaardilt koht, kuhu on maetud meie esimese väljalangeja Peeter prillid. Pole kindel, kas Peeter üritab meie uduseltnägijaid kuidagi mõjutada või nõjub hoopis prillid ära, kuid lahendamise juurde teda ei lasta. Siiski oli tema lau valida koht, kuhu prillid maetakse. Uduseltnägijatel on ülesande lahendamiseks pool tundi. Need 30 minutit on ühtlasi meie uduseltnägijate viimased minutid, et end tõestada ja napsata endale auhind ja Eesti esimese uduseltnägija tiitel. No Jaanus, siin me nüüd oleme. Kahjuks või õnneks oled sa meie esimene lahendaja. Ikka õnneks. No tore kuulda, kui meil on hea. Sinu ülesandeks on leida siit maa-alalt mingi ese ja kasutada võid ainult seda kaarti. Aeg läheb käima kohe, kui hakkad astuma. Sul on pool tundi. Ma näen, et sul on endiselt abimehed. Kas sa nendega kunagi tülli oled ka läinud? Mesilastega mõtled, no? Ei ole sellist olukorda veel ette tulnud. No ma loodan, et siis täna ei ole ka see päev. Viimased 5 minutit jäänud. Kuidas enesetunne on? Ma tunnen, et ma olen lähedal, aga need signaalid, mis ma mesilastest saan, need on kuidagi segased. No. Iga kord, kui ma lähen sinna, kus nad ütlevad, et ma pean minema, siis nad ütlevad, et vale koht. No, ma ei mõista. Jaanus, aeg on kahjuks otsas ja me pole õiges kohas. Kas oskad paari sõnaga kommenteerida, mis võis täna valesti minna? Ausalt öeldes ma olen sama üllatunud kui teie.
ma ei oska midagi öeldagi, et ma arvan, et keegi segas mesilasi ja nii läbi siis saboteeris ka mu etteastet. Siin saates võib kõike juhtuda. Nukrutsemiseks pole põhjust. Sul läks siiski üpris hästi. Said hea tulemuse. Näeme õhtusel tseremoonial. Ivan, tere tulemast finaali. Sul on aega pool tundi, et leida sellelt maa-alalt ese, kasutades oma võimeid ja seda kaarti. Kohe kui oled valmis, siis võid alustada. Pool aega on nüüd läbi. Kas tunned end enesekindlalt või on hoopis närv sees, hirm, et ei leia? Taaskord ei kasuta Ivan mitte mingit abivahendit ega konkreetset tehnikat. Väga huvitav lähenemine. Kas sa oled kindel, et see on õige koht, kuhu on peidetud ese? Okei. Vau! Milline vaimustav sooritus, Ivan! Palju õnne, kuidas te küll esemeni jõudsite? No siiski, palju õnne veel kord, Ivan. Väga vaimustav etteaste. Tere Mirgo, meeldiv sind finaalis näha. Oled käinud pika tee ja selle tee lõpetab siis tänane tuleproov. Sa pead leidma sellelt maa-alalt siis eseme. Abiks on sulle see kaart. Kui oled valmis, siis alusta. Mirgo, on sul seekord ka mõni abivahend kaasas? No muidugi ma esmalt sain tunde kätte. Ja nüüd ma hakkangi neid kasutama. Möödas on täpselt 20 minutit. Kuidas asjaolud tunduvad, Mirgo? Ma usun, et palju pole enam jäänud, et ma lähed. Siin see asuke. Vaatame kohe, kas sul on siis ka õigus. Väga muljetavaldav, Mirgo. Kuidas sa seda küll tegid? Mees, ma ütlen, mul on võime. Selles on raske kahelda, olgem ausad. Väga tubli sooritus, Mirgo. Nüüd, kui meie saate kõige viimane tuleproov on läbi, siis võime liikuda kohtunike saali, kus tehakse selgeks, kes on Eesti kõige esimene uduseltnägija.
Vau, milline teekond! Kes oleks osanud arvata, et just need 3 uduseltnägijat jõuavad meie finaalsaatesse? Siin nüüd seisame. Mirgo, Jaanus, Ivan, mina ja ümbrik. Ümbrik, mille sees seisab meie ajaloo isegi esimese uduseltnägija nimi. Pinge tõuseb ja me kasvatame seda aina edasi, sest enne, kui avalikustame teile meie esimese uduseltnägija nime, meie võitja nime, siis tuletame ka meelde selle saate sponsori. Kui sulle teeb muret oma ettevõtte efektiivsus, tootlikkus või kasumlikkus, siis võta ühendust Opstar Profitiga. Opstar Profit ühendab strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivse tegutsemise. Opstar Profiti abiga saavutad efektiivse, hästi organiseeritud töökorralduse ning edukalt toimivad protsessid. Kõik see tagab kliendi rahulolu, tootlikkuse, tulemuslikkuse ja tõenäolisemalt ka kasumlikkuse. Tahad veelgi enam teada, siis külasta veebilehte www.opstarprofit.ee. Opstar Profit. Always better than before. Siinkohal täname veel kord meie sponsorid hea koostöö eest. Nüüd aga liigume tagasi meie uduseltnägijate juurde. Kes siis ikkagi on meie võitja? Kes viib endaga koju 10 000 eurot, uhke karika ja Eesti esimese uduseltnägija tiitli? Mis seal ikka? Hakkame pihta. Ütlen ausalt, et võitjat välja selgitada oli väga raske. Siiski seisan ma siin ja julgen väita, et olen uhke selle üle, et olen ainuke eestlane. Isegi ainuke inimene maailmas, kes teab, kes on esimene uduseltnägija. Aga ma ei ole isekas ning sestap jagan ka teiega meie võitja nime. Ma palun trummipõrinat. Ja Eesti esimene uduseltnägija on Ivan. Palju õnne, Ivan. Palun tuli siia ja ühine minuga üheks väikeseks vestluseks. No, Ivan, kas oskad Eesti rahvale öelda ka mõned sõnad? No okei. Eks see võit olegi üllatab ja võtab sõnad suust, aga Ivan, üks palve mul sulle siiski on. Kas sa palun näitaksid meile oma nägu? No joh, Heidi, mis see siin on? Paneme korraks kinni. Ma ei tea, mida teha. Kuna saate reeglitele vastaselt käitunud Ivan diskvalifitseeriti, siis tuleb meil välja selgitada uus võitja. Nagu ma enne mainisin, siis võit oli väga tasavägine ning nüüd tulebki siis anda auhind enne napilt teiseks jäänud osalejale, kelleks on Mirgo! No nii, Mirgo, mida on sul Eesti rahvale võidu puhul öelda? Mul on tõesti suur au olla oma kodumaa esimene uduseltnägija. Ma tahan kindlasti tänada oma ema ja isa, kes mulle elu andsid ja kõiki teisi sõpru, tuttavaid ja fänne, loomulikult fänne. Nüüd on aeg tähistada. Teiegi, televaataja, tähistage koos meiega. Ma olen teile ülimalt tänulik, et püsisite meiega sel teekonnal. Kes teab, elame-näeme, äkki kohtume kunagi veel kord. Seniks aga kõike head. Nägemiseni!